Tere, head sõbrad! Mina olen Margus Tsahkna, Eesti Vabariigi välisminister ja selles programmis Tagasi kooli pean ma nüüd siin ühe loengu, kuna me tähistame ka Euroopa päeva 9. mail, siis mis see Euroopa on, miks Eestile on väga tähtis Euroopa, miks me sinna kuulume ja ühtlasi ka sellest, et mis see perspektiiv on, kuna kõik te olete hästi kursis, et Venemaa on meil väga halb naaber, väga agressiivne. Rohkem kui 4 aastat käib sõda Ukraina vastu ja kõik räägivad, et nüüd on aeg uuesti Euroopal laieneda, et miks me seda kõike silmas peame, kuidas see suhestub meie enda julgeolekuga ja kuidas moodi me näeme võib-olla laiemalt seda Euroopa tulevikku. Aga nagu te teate, te olete kõik koolis õppinud, et 9. mail 1950 sõlmiti Schumanni lepe ja seda peetaksegi siis ka Euroopa alusleppeks. Ja see vajadus tuligi seeläbi, et Euroopa on läbi sajandite ju pidevalt sõdinud omavahel ja meil on olnud järjest erinevaid sõdasid ja kõige suurem ja kõige õudsam ja kõige ohvrite rohkem sõda oli ju Teine maailmasõda, mis lõppes ära 1945. aastal. Kahjuks Eesti Vabariik, Läti Vabariik, Leedu ja paljud teised selle sõja tulemusel Jaltas 1945. aastal sõlmitud Jalta kokkuleppe tulemusel oma vabadust tagasi ei saanud. Meie jääme okupeerituna Nõukogude Liitu, kus me siis kaotasime väga paljud oma kaasmaalased lisaks oma vabadusele. Aga tõepoolest Euroopas peale teist maailmasõda mõeldi väga tõsiselt, et kuidas moodi Euroopa suudaks koos töötada selle nimel, et ei tekiks uuesti enam sõdu. Ehk siis tegelikult Euroopa Liidu aluspõhimõtted tulid eesmärgist, et kuidas moodi ära hoida Euroopa sõdu, kus Euroopa oli kaotanud ikkagi miljoneid ja miljoneid inimesi, rääkimata siis sellest majanduslikust kahjust, mis kaasa toodi. Ja tõepoolest alguses üldse ju ei käsitletud seda Euroopa Liidu tulevikku kui sellist, nagu me täna oleme harjunud nägema, et väga palju otsuseid võetakse vastu Euroopa Parlamendis, meil on olemas Euroopa Komisjon, mis on sisuliselt Euroopa Liidu valitsuse tasandi täidesaatev organ, kus väga palju seadust ja seadusandlust tuleb Euroopa keskselt liikmesriikidele, vaid pigem nähtigi ette seda, et tehakse olulistes suurtes majandusharudes koostööd. Just nimelt nendes valdkondades, mille pärast ressursi nimel ju need kõik sõjad algasid. Oli see söetööstus, oli see energeetika, kõik see muu. Ja nüüd tänaseks oleme jõudnud siia, kus Euroopa Liidus on 27 liikmesriiki ja Eesti on üks nendest. Nüüd, kui Eesti oma iseseisvuse taastas 1991. aastal, siis kui te guugeldate või ChatGPTisse panete sisse sellise mõiste nagu ajaloo lõpp, siis tõepoolest kuskil selle 90. aastate lõpus tundus kõigile, et peale Nõukogude Liidu kokkukukkumist, peale seda, kui Euroopa Liit hakkas laienema, kui hakati võtma ka uusi liikmesriike NATO-sse, et nüüd ongi halvad ajad läbi, on maailma ajaloo lõpu aeg, kõik rahvad võtavad kätest kinni ja Venemaa muutub demokraatlikuks ja üldiselt kõik läheb nagu väga hästi. Ja see arvamus oli ikkagi väga prevaleeriv kogu maailmas, mitte ainult Euroopas. Aga toona juba siin Eesti välispoliitikud ja Eesti inimesed ja ka Balti riikide inimesed ütlesid, et ei, et Venemaa on agressiivne, Venemaa ei muutu demokraatlikuks kahjuks ja seetõttu oli Eesti jaoks 2 väga suurt olulist eesmärki. Üks oli saada Euroopa Liidu liikmesriigiks, mis oli käegakatsutavam peale iseseisvuse taastamist ja teine oli siis NATO liikmesriigiks saamine. Kusjuures see tundus toona ikkagi veel täiesti müstika, et keegi ei võta meid sellesse sõjalisse liitu kohe Venemaa kõrval, teisel pool Läänemerd, kui vaadata läänemaailma poolt. Ja NATO üks põhimõte on ju see, et kui ühte või teist liikmesriiki rünnatakse, siis kõik teised tulevad appi. Aga mis siis juhtus, oli see, et ikkagi Euroopa liidrid otsustasid, et Euroopa peab laienema ja meid võetigi siis 2004. aastal Euroopa Liidu täieõiguslikeks liikmeteks ja täna me tähistame siis 22 aastat juba Euroopa Liidus. Nüüd ma ei taha teid ära ehmatada, sest et teie kõik olete juba sündinud vabas Eestis
Te võtate kogu seda elu, mis meie ümber on, iseenesestmõistetavalt, mis ongi väga normaalne ellusuhtumine. Aga ma võin teile tänase välisministrina öelda ja vaadates, mis meie ümber toimub, mida Venemaa toimetab, me vaatame neid pingeid, mis on Iraanis, meil on rohkem sõjalisi konflikte täna maailmas, kui peale teist maailmasõda kunagi on olnud, siis näiteks Eesti-sugusele riigile, kus elab 1,3 miljonit inimest, kes on selle agressiivse naabri Venemaa piiri taga ja teisel pool meid sellest piirist 200 kilomeetrit ida poole või lääne poole on meil ju Läänemeri, et ilma Euroopa Liidu ja NATO liikmesuseta ma võin öelda, et me oleksime tänasest uuesti olnud okupeeritud. Sest et Venemaa oma agressiooni ei ole lõpetanud. 2008. aastal tungis Venemaa Gruusiale kallale. Gruusial olid täpselt samasugused püüdlused nii Euroopa Liidu kui ka NATO suunas. Ja tänaseks on 20% Gruusiast okupeeritud ja keegi ei räägi praegu Gruusia NATOsse või Euroopa Liitu saamises. Ja 2014. aastal algas ju Ukraina sõda. Ehk siis Venemaa tungis, võttis ära Krimmi, senimaani on okupeeritud ja väga suure osa Ukraina ida poolest, mis ju jätkus 2022. aastal täiemõõdulise sõjaga keset Euroopat. Nüüd Euroopa laienemine täna ei ole mitte ainult enam selline majandusprojekt, vaid Eesti veab seda laienemisprotsessi eest seetõttu, et me oleme aru saanud, et kõik need alad, mis on Venemaa ja siis Euroopa Liidu ja NATO vahel, need on nii-öelda neutraalsed riigid, hallid tsoonid, puhvertsoonid, nagu Venemaa neid näeb, et need on lihtsalt roheliseks tuleks Venemaa jätkuvale agressioonile. Ja meie pilt tulevasest Euroopast ongi selline, et kõik need riigid, kes soovivad, kõik need rahvad, kes soovivad, need, kes on siis Venemaa ja Euroopa Liidu NATO vahel, et nad tegelikult kuuluksid nii majanduslikult, sõjaliselt, julgeolekupoliitiliselt kui ka näiteks põllumajanduspoliitika võtmes, vaba tööjõu liikumise võtmes, kõik kuuluvad siia ühtsesse tugevasse suurde Euroopasse. Siis me saame olla kindlamad, et me oleme kaitstud. Siis me saame olla kindlad sellega, et ka meie suhted Ameerika Ühendriikidega, kelle president Trumpiga täna ikkagi see võitlus Euroopa versus Ameerika Ühendriigid käib. Ja me saame ennast kehtestada ka kui suure, dünaamilise, väga hästi haritud maailmajaona globaalsest. Nii et kui meie juba oleme täna Euroopa Liidus sees, me oleme oma sissetulekuid suurendanud kuskil 5 korda, meie pension on tõusnud peaaegu 6 korda, meie elatustase on tõusnud väga-väga oluliselt. Me naudime kogu seda vaba liikumist kogu Euroopas. Teie ise, paljud teist lähevad kindlasti õppima kuskile Euroopasse, tulete pärast tagasi, loote oma peret siia. See kõik on iseenesest mõistetav. Aga paljudele nendele, kes on täna väljaspool Euroopa Liitu, see ei ole iseenesest mõistetav. Ja eriti, kui nad on meist veel ida pool, siis nende uksele koputab aktiivne, agressiivne ja pahatahtlik Venemaa. Nii et Euroopa Liidu laienemise teema on meie poolt vaadatuna ka osa meile antavatest julgeolekugarantiidest. Kui näiteks Ukraina, kus on üle 40 miljoni inimesi, kes on võimeline olnud üle 4 aasta pidama täiemõõdulist kaitsesõda aktiivse ja agressiivse Venemaa vastu, kui nemad astuvad Euroopa Liitu ja ka NATOsse, mis on meie eesmärk, siis me peame aru saama, et tegu on Euroopa kõige suurema sõjalise jõuga, kes poliitiliselt on olnud võimelised hakkama enda vastu suunatud agressioonile Venemaa poolt ja tulevikus kindlasti ka on valmis pakkuma meile omapoolsed julgeolekugarantiisid. Aga me ei räägi täna mitte ainult Ukrainast. Me räägime ka näiteks Moldovast, mis on väike riik seal Ukraina külje all, kes teeb väga suuri reforme selle nimel, et ka nendel valitseks demokraatia, et oleks õigusriik, et need samad reeglid, mis on meil tagamas, meie kõikide vabadusi oleks seal samasugused ja samamoodi Lääne-Balkan, terve rida riike, kes päris palju aastaid tagasi sellest eelmisest laienemise lainest jäid välja, ka nemad on tänaseks aru saanud, et kuulumine Euroopa Liitu on midagi sellist, mis nende enda inimeste elu toob hoopis uuele tasemele ja samamoodi tagaks nende enda vabadust, sellepärast et Venemaa toimetab ka selles regioonis seal Balkanil väga aktiivselt. Nii et seesama Euroopa Liit, mida siin on võib-olla ka kirutud tihti, et miks pärast tuleb liiga palju
regulatsioone, miks pärast öeldakse meile liiga palju ette, miks pärast on seda bürokraatiat liiga palju. Tõepoolest, selle kriitikal on mingi aluspõhi olemas, aga meie ise kuulume täna juba 22 aastat Euroopa Liitu ja me saame ise väga palju muutusi ellu tuua. Nüüd üks aspekt veel, miks Euroopa on ühele sellisele väikesele riigile, kes on siin Venemaa piiri peal väga oluline, on see, et nende 27 liikmesriigi seas ole meie ühed väiksemad. Aga kui me vaatame Euroopa Liidu otsustusprotsesse, kus meie peaminister või meie välisminister või meie kaitseminister või kes iganes meie kõrgetest riigiametnikest istub laua taga nende 27 liikmesriigi esindajatega, siis meie oleme täpselt sama võrdsed selle laua taga, nagu on Saksamaa või on Prantsusmaa või ükspuha mingi teine riik. Ja see on ülioluline väärtus, et üks 1,3 miljoni inimesega riik istub laua taga ja ilma meieta, meie kohta ei ole võimalik teistel ühtegi sisulist ja suurt põhimõttelist otsust teha. Ja see annabki meile sellise oluliselt suurema jõuõla ja kandepinna ja samamoodi tegelikult paneb ka meile vastutuse kogu Euroopa eest, kui me tahame meie enda ühist elu muuta paremaks. Nüüd te olete kindlasti kuulnud, et Euroopa Liidu laienemise protsess läheb vaevaliselt, et kõik riigid ei ole ühes paadis, ei toeta seda sellepärast, et Euroopa Liidu laienemiseks on vaja, et kõik olemasolevad liikmesriigid sellega nõus oleksid. Nüüd viimased üle 2 aasta on Ungari seda laienemisprotsessi hoidnud kinni. Ehk siis kõik ülejäänud 26 riiki on kokku leppinud, et esimesed läbirääkimiste peatükid, siis erinevad teemad on erinevatesse peatükkisse pandud, et need avatakse ja siis liigutakse edasi järjest, kuni üks või teine riik on siis saanud küpseks ja saab Euroopa Liidu liikmesriigiks. Et nad on lihtsalt seda protsessi blokeerinud. Kuid nüüd alles mõned nädalad tagasi toimusid Ungaris valimised ja sinna tuli väga suure toetusega etteotsa tulevane peaminister Magyar, kes on öelnud, et nemad on ikkagi Euroopa Liidu meelsed ja me väga loodamegi, et Euroopa Liidu laienemise protsess nüüd läheb käima uuesti. Ja see tagab meie enda julgeolekut samamoodi. Aga et kui me räägime Ukraina Euroopa Liitu astumisest, siis kõigepealt tuleb võita see sõda Venemaa vastu, Venemaa agressiooni vastu. Ja ka siin on tegelikult Euroopal väga palju teha. Me oleme põhilised toetajad Ukrainale ja Ameerika Ühendriigid oma relvi enam ei anna, vaid müüvad Ukrainale just nimelt ka meie raha eest. Nii et esimest korda võib olla ka meie 22-aastase Euroopa Liidu ajaloo jooksul tunnetame meie siin Balti riikides, et Euroopa tajub meiega sarnaselt seda, et Venemaa on ka neile sõjaline oht ja selline poliitiline arusaamine, et tuleb panustada ka sõjalise toega Ukrainasse ja ka tulevikus enda Euroopa Liidu võimekustesse, et see on lõpuks jõudnud ka paljudele kohale. Aga kõige lõpuks ma tahan teile öelda, et mõelge ja vaadake asju ikkagi positiivse poole pealt, et kõik see suur segadus siin maailmas, kõik need sõjad, kõik need agressioonid, need on asjad, millega meil lihtsalt tuleb hakkama saada. Aga see võimalus, mis teil on täna, valides peale kooli lõpetamist endale õppekohti või rännates mööda Euroopat ringi või saada osa kogu sellest kultuurist, sellest tohutu mitmekesisest ajaloost. Et see on see väärtus tegelikult, mida mina võin öelda minul teie vanusena ei olnud, sest et neid võimalusi lihtsalt toona veel Eestis ei olnud. Ja seetõttu ma arvan, et kui te nüüd tähistate 9. mail Euroopa päeva, siis mõelge selle peale, et meil on ikkagi väga palju väga positiivset tulnud Euroopast, aga meie ja teie ja meie ühine vastutus on ka see, et Euroopa laieneks, muutuks suuremaks ja tugevamaks ja läbi selle ka meil siin Eestis oleks rahu pikaaegne. Nii et ma soovin teile head Euroopa päeva ja õppige usinasti. Iga teie tark pea on meile ja Euroopale väga vajalik ja siis me saame ka tulevikus olla sama vabad vähemalt, nagu me oleme täna. Aitäh!